Tere Kuno! Tervist! Räägi meile mängumeest Allanist. Kui raske oli sellist mängumeest saada Eestis? No ma arvan, et siin ongi võib-olla vale küsimus, kui raske, et ma arvan, et siin natuke oli vedamist ja ju me jätsime Allanile ja tema vanematele, kes ka tulid siia nagu lepingu sõlmimisele ja agendile, siis sellise hea mulje. Meie plaanid olid nendele meeltmööda ja ma arvan, et see saigi lõpuks siis otsustavaks tema valikute juures, et ta jäi siia ja sõlmis Kaljuga lepingu. Mida tähendab Allani liitumine Kaljule? No ütleme nii, et loomulikult, et tema taust jalgpallurina on ütleme paljulubav, et Prantsusmaa tippklubi juures üles kasvanud jalgpallur kindlasti juba oma CV-lt on atraktiivne nii Eesti jalgpallile kui mujale ja ütleme see veedetud aeg, mis tal nüüd Kaljus on olnud siin detsembri lõpust, on näidanud, et ta tõepoolest ikkagi on klassiga mängija ja ma arvan, et Kaljul tähendab see kindlasti väga soliidset täiendust ja ma ise loodan, et kui me teeme nüüd omalt poolt kõik hästi, siis ka see tähendab ka võimalikku võib-olla mängija üleminekut suuremasse klubisse, mis võib klubile tulevikus siis tulu tuua. Nii et loodame kõike paremat. Viimasel ajal on liitunud Kaljuga enamasti nooremad mängijad ja nendega on sõlmitud väga pikad lepingud, et kas selle taga on ka üleminekurahad või on see potentsiaal neid realiseerida mänguplatsil rohkem? No ütleme nii, et me otseselt raha peale praegu küll ei mõtle, et me pigem mõtleme tuleviku peale ja üritame komplekteerida meeskonda selliselt, et meil oleks ta ikkagi mõne aasta perspektiiviga ette nii-öelda siis juba kokku pandud ja ma arvan, et siinkohal on kindlasti tegemist meie, ütleme siis klubi spordipoliitikaga tervikult, mis on siis nüüd viimase aasta-kahe jooksul oluliselt muutunud ja see on nagu treenerite ja siis tehnilise personali nägemus, kuidas nemad tahavad siis meeskonda ehitada ja ma arvan, et see väike noorenduskuur siia juurde on pigem positiivne ja ma usun, et need, keda siin Kalju on nüüd välja valinud, on kõik sellised perspektiivikad mängumehed, et ja õnne puhul kindlasti ka me võime sealt tulu teenida, aga see ei ole nagu primaarne meile täna. Kuno, kui saladus pole, räägi, kas on veel mängijaid juurde tulemas või ära liikumas? Jah, ma võin öelda seda, et George Cole'iga me lõpetasime lepingu, et me ei ole veel uudist välja lasknud, et ma ei tea nüüd, millal see video ilmub, aga võib-olla see on siis esimene allikas, et just tänu sellele, et tuli uus võõrmängijate reegel ja ütleme siis niimoodi, et meil oli väga pikalt ette planeeritud teatud mängijate siis Kaljusse tulemine, esialgu küll testimisele ja kuna see tegevus on pikalt ette planeeritud, siis see võõrmängijate nagu reegel tuli meil üllatusena ja tänu sellele siis me oleme sunnitud tegema neid valikuid, kuna testitavad mängijad on kõik näidanud ennast väga heast küljest, meil endalegi üllatus on see, et nad enam-vähem kõik on ka lepingu saanud. Sellest tulenevalt me pidime siis poolte kokkuleppel George Cole'iga lepingu lõpetama ja see on siis nüüd see paratamatus. Aga juurde meil on kindlasti plaanis 2 mängijat juurde võtta ja need peaks olema kontseptsiooni kohaselt Eesti mängijad. Kes nad täpselt on, meil on praegu mitmeid mõtteid, mitmeid valikuid ja ma loodan, et mõni nendest tuleb, aga ma ei saa veel neid nime siin nagu avalikustada, et siin on natuke vara veel öelda, aga loodame ja vaatame. Mis on Meltsi saatus? Ma tean, et Meltsi saatus otsustatakse 9. veebruariks, et siis selgub tema saatus, et ma loodan, et ta jätkab Kaljus, aga ütlen veel kord, et siin on otsustajad mitte mina, vaid treenerid ja ka klubi kindlasti mõnes mõttes, eks me peame vaatama, mis seisus me 9. veebruariks oleme ja kes siis seal konkureerivad temaga sellele lepingule, nii et natuke peab ootama ja aeg annab arutust. Aitäh sulle, Kuno! Ma tänan, aitäh!